Palju õnne, Eesti rahvas! No palju õnne ka minu poolt. Hurraa! Surmav taud on alistatud. Lõpuks ometi. Kuidagi isegi natukene kummaline on siin stuudios ilma kileta istuda. Ja ilma maskita. No Võib-olla isegi võime kolida üksteisele lähemale kui 2 meetrit. Me juba ju tegelikult olemegi. No 1,8 on see jah umbes meie vahel, aga ikkagi mingi teatud võime distants meetri peale ära tõmmata. No minul on igal juhul juba see nii sisse harjunud, see 2 meetrit, et lihtsalt vältimaks, et siin ju kunagi ei tea, millal järgmine mees võib Hiinas nahkhiirt süüa ja uus surmav taud mööda maailma siis laiali levib. Et seega, no igaks juhuks 2 meetrit nii-öelda preventatiivse meetodina ei tohiks kellelegi üle jõu käia. Ega see taud ju tegelikult ei olegi kadunud mitte kuhugi. lihtsalt numbrid on jällegi tagasi väiksed ja Nullis! No ei ole nullis, 200 ringis ikka meil siin on, aga nendest ainult mõni õnneks sureb 24 tunni jooksul, nii et pole väga hullu. Kohe nullis. Varsti, tulevikus. Aga kuidas me üldse siis selle surmava taudi alistasime? Ikka reeglitega. Et kõik inimesed suutsime panna kandma maski 2 nädalat järjest. Jah. Osad eeskujusid. Nagu alguses plaanis oli 2 nädalat. Kahjuks keegi kõik ei kuulenud sõna, aga nüüd lõpuks on alistatud siis kaua see võttis aasta? Need inimesed. See võttis 1 aasta ja mõned kuud. Mina isiklikult soovin ikkagi tänada ka kõiki neid inimesi, sealjuures ennast, kes ikkagi kandsid lisaks maskile ka kile ning mitte seda ainult avalikes kohtades, vaid ka üksi autos. Ja öösel. Või tanklas näiteks. Miks mitte? Kummihiinastega tankisid autot ja käisid kummihiinastega poes. Steriilne. No loomulikult tänu sellistele. Ja sellised inimesed on ikkagi meie tõelised kangelased. Muidugi lisaks ka eesliini töötajale, tänu kellele ei jäänud elu seisma, aga... Mis me küll ilma nende tantsuvideodeta teinud oleksime nüüd? Ma ei tea, jah. Mina oleksin surnud lihtsalt hirmu kätte põhimõtteliselt kodus, sest välja ei julgenud, ma ei julgenud vahepeal välja minna. Nüüd ma lähen õue, numbrid on nullist teadmisega ja ma enam ei karda midagi. No kuigi potentsiaalne uus taud. Jaa, peaksid kartma, sest potentsiaalne uus taud võib ju tulla 9. lainena juba sügisel. Võib-olla see võib üldse Indiast ja kuskilt mujalt, ei pea alati Hiinast tulema. Soomest. Põhja-Soomest, Rovaniemi tüvi. No ega ma olen kuulnud küll, et seal pidavad ju ka nahkhiiri söödama. Ja ega ju ei ole kinnitatud teaduslik fakt, et ainult nahkhiire söömise tõttu võib maailmasse valla pääseda surmav taud, mida küll õnneks on võimalik peatada riidetükiga, nii et inimkonnal läks siin seekord isegi hästi, peaks ütlema. Et ainult selle riidetükiga siin asjad võiksid tegelikult palju hullemad olla nagu ja... Ma arvan, et peame selleks valmis olema. Suur hulk on ka ju neid, kes käisid vaktsineerimas. No, aga tänu sellele ka ju ongi see ikkagi ka, nagu see on ka üks osa kindlasti. Ja lisaks riidetükile ikkagi. Riidetükk tegi muidugi selle põhilise töö, aga see vaktsineerimine lihtsalt aitas kaasa päris tugevasti. No jah, kes sellele vastu saaks vaielda, sest et vaktsiini puhul ju täpselt nagu infolehe peal on kirjas, ei ole ju teada, kaua see surmava taudi eest kaitseb, et me tahaks kõik loota, et see on umbes 6 kuud, et siis nii-öelda iga poole aasta tagant siis käia ennast süstimas, aga hoida ennast tervena nagu. Aga kuna seal on kirjas, et me ei tea, kui kaua see kaitseb surmava taudi eest see vaktsiin, siis võib-olla ikkagi tasuks maskiga siis ikkagi jätkata. Ei, aga nii ju vist ongi, et kui sa käisid omal taudi ajal siis ikkagi vaktsineerimas, siis sa pidid ühtegi käima koos maskiga poes. Sest tegelikult see vaktsineerimine ju ei vabastanud see maski kandmisest mitte kuskil. Seega me saame sellest järeldada, et põhitöö ikkagi surmava taudi alistamisel tegid ära need riidetükid näo ees ning vaktsineerimine lihtsalt aitas kaasa, kuna see ei võtnud kellelgi meeldivaid reegleid siis tegelikult ju ära. No kas saaks veel loogilisemalt seda seletada? Selles mõttes, et ma loodan, et inimesed hakkavad ikkagi süstima endasse Aruküla kosmoseprogrammi julguse vaktsiini
iga poole aasta tagant. jah, sest et tegelikult oli ikkagi see ju hirm selle ees, et kellegi vanaema võib saada surmava taudi, mis siis üleüldse motiveeris inimesi neid reegleid järgima. Ja tänu sellele me ei tahaks ju tegelikult, et nüüd see vägagi väärtuslik, põhimõtteliselt elu päästev hirmutunne inimestel, see ikkagi tuleb säilitada ja ei no, muidugi säilitada, aga no inimestel ei saa ju ka seda hirmu kogu aeg üleval hoida, et vahepeal tuleb neile lihtsalt ju anda ka noh, natukene rõõmu, vabadust. Eesti bändid näiteks. Ja välismaa bände ikkagi, neid ju tegelikult ei ole vaja, et saame kohalikuga hakkama ning see on ju nagunii riigile parem. Et kui Eesti inimesed toetavad ainult siis kohalikke artiste, siis no neil ei ole vaja sinna tuurile ka minna. Kui saavad ühe suve kuskil ära istatud kõva raha eest, siis no elavad terve aasta vist niisama ära, saavad jälle muud muusikat toota, et järgmisel aastal jälle samad artistid saaksid uuesti uue kavaga esineda. Suvel. No mulle niikuinii ainult eestikeelne muusika meeldibki põhiliselt, et mind need välismaa bändid polegi kunagi huvitatud. Ma ei kuule üldse muusikat. Ma ka tegelikult kuulan ainult köhimist ja teadusartikleid kuulan. No ma kuulan küll ikkagi muusikat, aga ma kuulan peamiselt ikkagi teaduse teemalisi laule. No sama siin. Või siis klassikalist muusikat või ooperit, need on mu lemmik žanrid. Ma hiljuti avastasin ühe uue räppari, kes noh, lihtsalt räpib nagu ikka, aga lihtsalt paneb tekstis nagu ainult teadusvalemeid ette. Inglise keeles teadusterminitega. No see on väga äge. Ning niimoodi, kui sa kuulad selliseid asju, siis sa... See jääb meelde. No jääb meelde, just valemid jäävad meelde, saad ise arened selle läbi ja... Saad lahendada. Kuidas välja arvutada see näiteks, et kuidas tekkis päike? Just. Minu teada ilmustada ka selle kohane album nüüd see on ju, kui sul on põhivalemid on teada, siis sa lihtsalt arvutad välja selle. Sa ei pea midagi rohkem tegema. Lauka järve, kuidas tekkis, me veel ei tea kahjuks, aga päike on, no see on kindel juba, kuidas see ju tekkis. Selles ei ole mingit kahtlust. Et sellised laulud, mis siis õpetavad inimestele ikkagi teaduslikke asjaolusid ja fakte. Väga teretulnud. Väga teretulnud. Nii nagu me ju pakkusime... Noortele pidi see räpp ju isegi täitsa meeldima. Nagu me ise ka teadlastena välja pakkusimegi, siis me peaksime andma neile artistidele seda rahalist toetust raskel ajal, kes lihtsalt teevad siis teaduspõhiseid laule. Nagu näiteks, kui sa, no mingis mõttes tauditeemalisi, aga ikkagi siiski inimesi harivaid ning õpetusi jagavaid, et laulusõnad võiksid olla midagi sellist näiteks, et kui sa kannad riiditükki näo ees, siis lihtsalt kaob surma taud ära ühel hetkel. Või kui sa ei käi näiteks, mis siis juhtub? Sellised laulud ka võiksid olla. No näiteks, kui sa käid ilma maskita, ma te ringi, mis sul... Rocki, see on ikka rockimeeste teema rohkem. Heavy. See heavymeeste teema on see ikkagi morbiidsem asi, et kes päriselt ütlevad välja seda, et inimesed võivad ära surra, kui... Või teevad nalja selle üle. Ma olen isegi kuulnud, et osad inimesed lausa naeravad selle üle, et haiglates inimesed surevad iga päev. Aga ikkagi suur küsimus kogu selle teema juures on see, et miks meil läks nii kaua aega, et selle surmataudiga siis lõpuks nii-öelda lõpparve teha. Ühele poole saada. Mõneks hetkeks on see ainult. Ärge laske ennast petta. Mina kuulsin ka sellist asja, et osad inimesed lihtsalt meelega levitasid seda taudi vahepeal. No, neid... Eks need on, kes selle maskiga ei käi ja vaktsineerimisvastased. Eitajad. No muidugi, kus kohas siis veel see taud kogu aeg liikvele sai veel pääseda, kui kuulekad inimesed kõik kannavad, eks ole, korralikult riidetükki näo ees ja nüüd need... Ei hooli. Mõned ei hooli ja kus kohas siis see taud saab veel levida nagu? See peab olema nende süü. Jah, ma isegi ükskord poes käies nägin ilma maskit inimest ning nagu eeskuulikule kodanikule kohane, siis läksin kohe küsima, et miks ta ei kanna maskist. Ning ta lihtsalt vastas mulle, et mina lihtsalt ei hooli teistest inimesest. Ma olen ka kuulnud. Mina tavaliselt selle peale ütlen, mis sa tahad öelda, et kõik maailma teadlased valetavad või? See on tõesti väga hea lause. Mul on endal ka paar tükki varuks, et kui peaks mõne tellid otsa juhtuma. Kuulge, aga tegelikult ma arvan, et
kui need numbrid on nüüd ikkagi suhteliselt madalad ja loodame ikka nulli saada. nojah, et täna, et kõik nagu on korda läinud, et võib-olla võtaks ise ka puhkust mõneks ajaks. No vaatame, selles suhtes, kui ma hoian silmad lahti, kui ma avalikutes kohtades käin niikuinii, et kui ma näen... Peaks taudi märkama kuskil hiilimas inimkonna ligi. Märka taudi. Nüüd on seda raske märgata ka, et ennem ju oli see ainult inimestel, kes käisid ilma maskita, see potentsiaalne taudi edasiandmise oht. Aga kuna nüüd siis on ju inimesed juba aina rohkem siin käivad ilma maskita, siis kuidas me teame, kes võib ikkagi veel levitada surmavat taudi, sest niikaua kuni numbrid päris nullis ei ole, on see sindrinahk veel ikka liikvel. Me saame kontrollida seda reovee uuringust. No kuule, juues reovett. Kuidas te nagu selle peale ei mõtle, et me oleme ju ammu saadud töösse selle kõrvalipikute, värviliste kõrvalipikute idee. Et inimestele pannagi siis värvikoodiga, et kes siis on need kõige potentsiaalsemad taudi levitajad. Et nüüd hetkel meil on kõik korras, aga et me teaksime siis kohe, keda hakata süüdistama, kui mingi uus taud peaks olema. Keda hakata sildistama. Jah, sõna otseses mõttes. Nii et selle koha peal siis hõissame, hakkame siin oma torti sööma. Meil on siin stuudios tort. Õnneks see... Mis sisaldab ka muidugi enda sees vaktsiini. No bovinseerumi siirup on seal ju peal. Juba näha siit. Ja sööme selle lihtsalt korraga ära ja vaatame, mis saab. Tekitame endale immuunse kõikide taudide vastu vähemalt. Ma vaktsineerin ennast täna siis ühe teise ainega kui vaktsiiniga. Eesti rahvas nägemist. Kohtumiseni. Ja ei tasu pingutamist lõpetada. Sellest sõltub kõik. Juhei.